Esimesed Ukraina ballistilised raketid tabavad massiliselt Moskvat juba sel sügisel, just siis, kui Vladimir Putin valmistab ette mobilisatsiooni ja sõjaseisukorra kehtestamist. Sellest teatas Ukraina ettevõtte Firepoint peakonstruktor Denis Stillermann. Järgneb tema tsitaat. Ma arvan, et sügisel katsetame me juba oma ballistilist raketti Venemaa peal. Esimene sihtmärk on Moskva ja mingid nende kaitstud sõjalised ettevõtted. Tema sõnul käib praegu katsete lõppfaas ja pärast testlende algavad juba lennud Venemaa territooriumile. Aga Venemaal endal kõlab samal ajal sõna, mis veel hiljuti oli mõeldamatu. Väljaanne Verstka viitab föderaalsete ja regionaalsete võimuorganite allikatele. Riigiduumas ja Kremlile lähedastes ringkondades teatatakse, et osa jõustruktuurides kutsub Vladimiri Putinit pärast septembrikuu riigiduuma valimisi kehtestama kogu Venemaal sõjaseisukorra. Ja üks allikatest sõnastab selle nii. Riigi olukord muutub üha tõsisemaks ja ilma äärmuslike meetmeteta ei pruugi seda õnnestuda tasakaalustada. Et on aeg kogu Venemaa totaalsesse sõtta paisata. Täna arutame selles saates kõike järjekorras läbi. Kui reaalne on ballistiline löök Moskvale ja mis kõige tähtsam, millega? Millist sõjaseisukorda Kremlis ette valmistatakse? Milline oli öine sõda? Milline oli tänane rünnak Venemaa vastu? Ja milleni viisid viimaste päevade löögid? Seal alates naftatöötlemistehase seiskamisest Jumenis kuni, toidu valmistamiseni lõketel Jalta hoovides. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Tellimus. Alustame seda saadet suurejoonelise teatega Moskva rünnakute kohta, sest see avaldus tekitas vastukaja, nagu öeldakse, mõlemal pool rindajoont. Denis Stillermann. See on Firepointi kaasomanik ja peakonstruktor. Ettevõte, mis juba toodab tiibraketti Flamingo. Ja kõik need FP1 droonid, mis praegu lendavad Venemaal Wildberrisi ladude ja naftatöötlemistehaste pihta. Üldiselt, need ilusad droonid. Droonid, millel on selline kolmnurkne sabaosa. Nüüd räägime ballistilisest raketist. Stillermanni sõnul on Ukraina ballistilise raketi FP9 jaoks kõik valmis, välja arvatud mootori lõplik viimistlus. Jäänud on veel mootori katsetused ja lennutestid läbi viia. Sellise raketi laskekaugus on 850 kilomeetrit. No ja Moskvani Ukraina kontrolli all olevast territooriumist jääb see täpselt selle raadiuse sisse. Ühesõnaga jõuab kohale. Otsesele küsimusele, millal esimene Ukraina ballistiline rakett Moskvasse lendab, Stillermann vastas lühidalt. Selle aasta sügisel. Konkreetset kuud ta ei nimetanud, lihtsalt andis suunise, see on sügis. Aga Stillermann määratles eesmärgid nii. Kõigepealt Moskva ja hästi kaitstud sõjatööstusettevõtted. Samal ajal rõhutas ta, et lõplikud sihtmärgid määravad muidugi sõjaväelased. Aga tema arvates on need muidugi mingid olulised sihtmärgid, juba esimestest löökidest alates. Nimelt, juba esimestest laskudest tuleb lüüa sellistele tähtsatele sihtmärkidele Venemaal. Stillermann avaldas samuti kindlust, et Venemaa raketitõrje ei suuda Ukraina raketti kinni püüda. Ja just see, tema sõnul, peaks avaldama muljet Moskvale ja moskvaalastele. Veel üks detail mastaabi kohta. Mitte väga ammu ütles Stillermann, et plaanis on teha 10-20 sellist raketti esimesteks startideks. Ja pärast lööke märgilistele sihtmärkidele Moskvas, Kiiev võib proovida Venemaaga kokku leppida, et tsiviilobjektidele ei lööda. Nimelt on idee selles, et anda Moskvale konkreetne tugev löök, tekitada seal kaos ja seejärel pakkuda Putinile õhurelvarahu, kuni moskvalased paanikas ringi jooksevad. Nüüd, kui reaalne see kõik tegelikult on ilma liigse enesekindluseta? Teate, sest ma juba loen, et mõned kirjutavad otse, et see on nagu iseenesest mõistetav, see on fakt. Siin kirjutatakse, et kõik juhtub sügisel, peaaegu et 1. septembril. Kindlasti lendab ballistiline rakett Moskva pihta. Olge nüüd, ärme ole nii üleolevad ausalt. Ühest küljest seisab selle teadaande taga päris ettevõte ja päris toode. Flamingo, rakett Flamingo on juba Venemaa vastu kasutusel ja see on fakt, see ei ole enam lubadus.
Teisest küljest on ballistiline rakett palju keerulisem toode kui tiibrakett. Ja ka Stillermann ise tunnistab, et mootorit veel täiustatakse. Lisaks kinnitas ballistilise raketi ilmumist juba suve alguses toonane kaitseminister Mihhail Fjodorov. Nii et see ei ole tühi ähvardus, kuid see ei juhtu ka juba homme. Arendaja enda sõnul on realistlik ajahorisont sügis. Ja seda juhul, kui katsed õnnestuvad, kuid mootor, veel kord, ei ole veel valmis. See tähendab, et süda ise, mis selle raketi käivitab, ei ole veel lõpuni valmis. Aga on märkimisväärne, kui närviliselt võeti see teadaanne Venemaal vastu. Sealsetest sõjalistest ekspertidest hakkasid mõned juba täna üles kutsuma rünnakuid Ukraina vastu suurendama enne, kui Ukraina lööb Moskva pihta. Aga tõsi on see, et need venelased unustavad end veidi. Nad võivad muidugi kutsuda Putinit üles rünnakuid suurendama, aga võimalustel on piir. Ja ma arvan, et nad on selle piiri juba ületanud. Teeme nii. Kas keegi meenutab praegu Orešnikut? Kas mäletate, nad lõid 3 korda Orešnikuga Ukraina pihta, lootuses, et ukrainlased hakkavad hirmust värisema, et nad ütlevad, jumal küll, järgmine on juba tuumalõhkepea. Ei, Putin, palun peatu. Sellele loodeti. See ei toiminud. Keegi räägib sellest Orešnikust. Enam mitte. Teda ei meenutata enam. Isegi Putin on ta juba unustanud. Täpsemalt öeldes ta mäletab teda, sest tema jaoks on see elu suurim häbiplekk. Ma tuletan meelde, üks neist tabas okupeeritud territooriumi Donetski oblastis. Ehk siis nad lasid Kiievi pihta, aga rakett kukkus hoopis kuskile Donetskisse. Seega, kui nad siin kutsuvad üles eskalatsioonile, tuleb mõista, et võimalustel on piir. Kuid oluline on mitte unustada ka selliste avalduste psühholoogilist mõju. Samuti on tähtis meeles pidada, et ballistilise löögi ähvardused Moskva vastu langevad kokku sisekriisiga Venemaal endas, kus on tõsiselt hakatud rääkima sõjaseisukorrast. Väljaande Versk andmetel ei välista Vene ametnikud sõjaseisukorra kehtestamist kohe pärast Riigiduuma valimisi septembris. Sõjaseisukorra kehtestamist toetavad mõned jõustruktuuride esindajad, kes leiavad, et võimudel on aeg, tsiteerin, lõpetada rahvaga tseremoonitsemine ja hakata kogu riigiga sõdima. Et niigi on juba kaua püütud venelasi täiemahulisest sõjast eemal hoida, nüüd on aeg nad kõik sellesse sõtta kaasata, pisata nad sellesse katlasse, las põlevad ja surevad need Vene vankad, aga nüüd on kõik. Mida tähendab sõjaseisukord Venemaal tegelikkuses? Vastavalt Venemaa Föderatsiooni kehtivale seadusandlusele sõjaseisukord kehtestatakse presidendi ukaasiga, antud juhul plüüsist kääbiku Vladimir Putini ukaasiga de facto piiramata ajaks ning see näeb ette komandanditunni, kodanike liikumispiirangud, inimeste sundimine tööle kaitsetööstusettevõtetesse, teie Venemaa vara sundvõõrandamine riigikaitsevajadusteks, näiteks auto, vajati, võeti ära, vajatakse teie korterit, võeti ära, vajatakse teie pangahoiuseid, võeti ja saadeti kõik sõja jaoks. Ja edasi valimiste tühistamine ja täielik tsensuur, pluss parteide ja ühiskondlike organisatsioonide tegevuse külmutamine ning igasuguste massiürituste keeld. Üldiselt täielik kontroll, tsensuur, diktatuur, kõik luku taha, kõik käsu alla. Kui sul on raha, anna raha sõja jaoks. Kui sul on auto, anna auto sõja jaoks. Kui sul on elu, anna oma elu Vladimir Putini eest. Mis võib olla päästikuks? Ja siin on Verska allikad. Nimetatakse 2 peamist päästikut. Tõsine läbikukkumine rindel või järsk sõjaväkke värbamise tempo langus ja selle aasta alguses langesid need juba 3-aastasele miinimumile. See tähendab, et isegi lepingulisse teenistusse ei minda enam nii innukalt. Lisaks sõjaseisukorrale ei välista allikad ka uut mobilisatsiooni, valuutaseaduste karmistamist, teatu kodanike kategooriatele kehtestatud välismaale reisimise keeld. Aasia turud registreeritakse varasemate andmetega, mida me siin YouTube'i kanalil mainisime, aga metsistunud venelased ei usu seda ikka veel. Ameerika sõjauuringute instituut märkis, et Kreml loob õiguslikku alust mobilisatsiooniks ja valmistub muuhulgas võimalikeks kodanikurahutusteks. Ja Volodõmõr Zelenski, tuletan meenutas aritmeetikat, mis kõik ära seletab. Asi on selles, et alates käesoleva aasta algusest on Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium värvanud 221 000 lepingulist sõdurit.
Tundub, et see on palju, kuid okupantide kaotused samal perioodil ulatusid 225 500 inimeseni. Neist 131 000 on hukkunud. See tähendab, et lepinguliste sõdurite värbamine ei kata isegi kaotusi, rääkimata mingist strateegilisest reservist. Zelenski hinnangul kuulutatakse mobilisatsioon välja pärast 20. septembri valimisi ja rindele saadetakse 300 000 kuni 500 000 inimest. Kuid siin tekib selline silmatorkav vastuolu. Samal ajal, kui Venemaa jõustruktuurid arutavad sõjaseisukorda ja mobilisatsiooni, Riigiduuma saadikud on juba 1 nädala jooksul 2 korral avalikult kutsunud venelasi üles mitte mingil juhul neid mobilisatsiooni kuulujutte uskuma. Teeme nii. Kui võim nii järjekindlalt eitab midagi, mille kohta teda tegelikult otseselt isegi ei küsitud, siis see pigem kinnitab probleemi olemasolu, kui kõrvaldab selle. Veel kord, Venemaal ei küsinud keegi nende väikeste saadikute käest, kas tuleb mobilisatsioon või mitte. Aga mingil põhjusel tulevad nad ise välja ja ütlevad, ei tule. Te ei küsinud, aga meie ütleme teile, et ei tule. Ärge uskuge neid kuulujutte, rahunege maha. Pole vaja kuhugi joosta. Ja Venemaa elanikkond tunneb seda. Kuulujuttude taustal teisest mobilisatsioonilaine kohta hakkasid venelased massiliselt otsima eluaset Armeenias. See on üks väheseid riike, kuhu venemane saab veel ilma viisata sõita ja mõnel juhul isegi ilma välispassita. Näete, see on otsene näitaja venelaste meeleoludest. Inimesed valmistuvad Venemaalt ette põgenema. Tundub, et Kasahstani enam nii meelsasti ei minda, sest seal ei võeta enam nii hästi vastu. Gruusiasse ka enam põgeneda ei õnnestu. Nii et nad otsustasid kõik Armeeniasse põgeneda. Nad ei jõua sinna nagunii veel. Tuletõrjujad ei saa, aga siia nad ei jõua õiget saada. Aga seal nad ei saa midagi teha. Nad praegu on nagu tiku on. Läbi põlenud ja maha jäetud. Ja nüüd sellest, kui palav oli täna öösel Venemaal. Moskva linnapea Sergei Sobjanini andmetel lasti 28. juuli öösel Venemaa pealinna suunas välja ligi 400 drooni, millest 81 peeti linna lähedal kinni. Kordan veel kord, peaaegu 400 drooni ühe öö jooksul ainult Moskva suunas, mis tabati Moskva lähistel. Rünnaku alla sattus Tšehhovi regeneratsioonitehas Tšehhovi linnas. See ettevõte on spetsialiseerunud kulunud autokummide ümbertöötlemisele. Seal süttisid drooni kukkumise tõttu rehvid ja tulekahju oli väga ilus. No mulle meeldisid need kaadrid. Samuti rünnati ladu Kaledina külas Podolskis. Seal süttis sõltumatu logistikaettevõte 3BL ladu, mille lähedal asub Wildberrisi jaotuskeskus. Ma arvan, et tegelik sihtmärk oli siiski Wildberris, aga kuna kohmakad venelased hakkasid Ukraina drooni segama, siis see kaldus kursilt kõrvale ja tabas natuke valesid ladusid. Aga asja tuum on selles, et jälle põlesid laod. Moskva oblasti guberneeria Andrei Vorobjovi andmetel tulistati Domodjedovo ja Podolski kohal alla mitu dosinat drooni Remjanskoje ja Kolomna kohal. Selle öö üks eraldi oluline sihtmärk oli Tjumeni naftatöötlemistehas. Pärast drooni rünnakut peatas tehas naftatöötlemise. Jälgimiskanalite andmetel sai löögi all kannatada diislikütuse sügavpuhastusseade. Tjumeni linn asub peaaegu 2000 kilomeetri kaugusel piirist. Ja muidugi on kõnekas ka selle piirkonna võimude reaktsioon. See tähendab, et Vladimir Putini esindaja Uurali föderaalses ringkonnas Artjom Šoga teatas, et rünnak, tsiteerin, on propagandistliku iseloomuga. Täna tähistab Tjumen oma 440. aastapäeva. Samas katkestati siiski linnapäeva pidustused ja peopaigad piirati ümber.
see on huvitav, miks need kohad ümber piirati. See ajas mind kõige rohkem naerma. Kujutage ette, eks? Teie linna kohal ripub droonirünnaku oht. Tundub ju, et kui kuulutatakse välja õhuhäire, peavad inimesed kiiresti minu arvates sealt väljakult lahkuma ja varjendisse minema. Aga venelased on nii rumalad, et selle asemel, et näiteks pidustused ära jätta ja nii edasi, nad võtsid need inimesed hoopis piiramisrõngasse. Ma ei tea, võib-olla selleks, et kui jälle lendab droon, siis nad ei saaks ära joosta või midagi sellist. Üldiselt, lühidalt, Tjummen, palju õnne. Teil täitub seal 440 aastat. Jumal andku, et see Tjummen poleks täielikult maha. See on Tjummen. See, saate ise aru. Üldiselt rünnakud naftatöötlemistehaste ja logistika vastu ei ole ühekordsed, teate, efektsed löögid. Ei, neil on kumulatiivsed tagajärjed. See on teate nagu sanktsioonid. Need ei mõju kohe, vaid neil on viivitatud efekt. Just. Ja need tagajärjed on juba hakanud mõjuma kogu Venemaa majandusele ja igapäevaelule, mis on oluline. Vaatame selle samm-sammult läbi. Niisiis, esiteks. Kütusekriis on täna jõudnud raudteedeni. Venemaa raudteed, RŽD, seisab silmitsi vedurite diislikütuse nappusega. See tähendab, et diislikütuse puudus, mille on põhjustanud löögid naftatöötlemistehastele, on jõudnud juba raudteetranspordini. See tähendab, et selline Venemaa logistika selgroog, mille kaudu veetakse muu hulgas ka sõjalisi kaupu. Ja eile kästi Vene sõjaväelastel piirata sõjatehnika tankimist. Räägitakse, et diislikütusest ei jää puudu mitte ainult tsiviilisikutele, vaid sellest jääb juba puudu ka sõjaväel. Teiseks, elekter. Okupatsiooni all olevas Jaltas hakati elektri puudumise tõttu majade hoovidesse rajama niinimetatud ühiskööke. Inimesed valmistavad toitu ühiselt otse hoovides, tänaval, sest majades pole elektrit. See on otsene tagajärg rünnakutele Krimmi energiataristu ja poolsaart kütusega varustava logistika vastu. Muide, eile minu Telegrami kanalil Petši News, mille link on selle video kirjelduses, ma postitasin just naljaka info Oleg Tsarjovilt. Teate, kes see on? Ta on Ukrainast ülejooksik, kes kurtis eile, et generaator Jaltinlane, ta on praegu Jaltas, ütleb, et generaatorid lihtsalt põlevad läbi. Ütleb, ostad uue, päev või 2 ja see põleb läbi. Miks? Sest diislikütus on ülimalt halva kvaliteediga. Ütleb, et juba tankisid hea bensiiniga, 95 bensiiniga ja ikkagi põleb see generaator päev või 2 läbi. Avame seal klapid, need lihtsalt lagunevad ära. Ütleb, et tahm on nii tugev, et silindrid lihtsalt lõhkevad kütuse süttimisel sees. Üldiselt minge Telegrami kanalisse, lugege, seal on päris vaatepilt, see näeb väga naljakas välja. Ja kolmandaks on see kindlustuste majandus. Pärast rünnakuid müügiplatvormide ladudele tõsteti Oceani müüjatele droonirünnakute kindlustuse hind 3 korda kõrgemaks. Äri arvestab droonirünnakute riski oma kuludesse. See on juba süsteemne nihe ja tunnistus sellest, et rünnakutest on saanud püsiv tegur. See tähendab, et asi pole selles, et hakati ladusid ründama, õhutõrje tuli mõistusele ja hakkas kaitsma. Ei. Kindlustusandjad saavad aru, et Venemaal pole mingit õhutõrje kaitset olemas. Just nii, ja nad ütlevad, et tõstame kindlustuse hinda 3 korda, sest droonid lendavad kindlasti edasi ja põletavad neid ladusid. See meenutab mulle olukorda, kas mäletate alguses täiemahulise sõja 2. aastal kuskil, seal Belgorodi elanikud hüüdsid. Õhutõrje, meie õhutõrje kaitseb kõiki. Kuidagi on tunne, et Venemaal polegi enam õhutõrjet alles jäänud. Ja neljandaks, see on küsimus üldiselt naftatöötlemise kohta. Tjumeni naftatöötlemistehas, mis täna töötlemise peatas, on terve seeria jätk. Tuletan meelde, et varem peatasid seal oma töö mitu naftatöötlemistehast korraga ja olemasolevate andmete põhjal õnnestub taastada vähem kui pooled kahjustatud tehased. Rohkem kui pooled seisavad endiselt jõuda, sest isegi remontimiseks pole midagi kasutada. Ja ma tuletan ka meelde, et Moskvas pole siiani taastatud naftatöötlemistehast, mida rünnati juba juunis. Kas mäletate neid kaadreid, kui kütusemahuti Kaan lendas pealt ära? See tehas ei ole siiani oma tööd taas alustanud. See on remondis. Kremlis otsustati ootuspäraselt kogu seda olukorda esitada kui suurt Vene rahva võitu. Seisvate tehaste ja kütusepuuduse taustal Juttude taustal sõjaseisukorras teatas Kreml, et Venemaa on ideaalses kriisis. Nagu teatas Kremli pressiesindaja Peskov, tsiteerin, see kriis on täitnud kogu meie elue.
ehk siis neis probleemides soovitatakse näha põhjust kokku hoida. See on otsene illustratsioon sellest, millest me rääkisime eile Vladimir Putini avalduste analüüsis. Võim Venemaal püüab muuta need sõjaraskused teaduse mobiliseerimise vahendiks, sest neil pole tegelikult häid uudiseid. Ühiskonda saab mobiliseerida kahel viisil, kas näidata edu rindel või milleski muus. Öelda, vaadake kui suured me oleme, ja siis need suured venelased ütlevad, jah, me oleme suured ja ühtsed. Ja teine tegur on see, vabandust, peksta neid venelasi iga päev. Need venelased lihtsalt ei suuda selga sirgu ajada ja öelda, mille üle te kaebate, ühinege. See on, nagu ütles Peskov, ideaalne kriis. Tulemus. Ukraina kuulutab välja, et sügisel ilmuvad nende enda ballistilised raketid, mille sihiks on Moskva ja sõjatehased. Oht on reaalne, kuid praegu on need veel katsetamisjärgus ning arendaja enda sõnul on realistlik ajahorisont sügis. Ja just selleks sügiseks jookseb Venemaal endas kõik kokku. Riigiduuma valimised toimuvad 20. septembril, pärast mida jõustruktuurid pakuvad välja sõjaseisukorra kehtestamise koos komandanditunni, tsensuuri ja sunniviisilise tööga kaitsetööstuses. Ja tõenäoline mobilisatsioon 300-500 000 inimesele. Kõik see toimub lakkamatute rünnakute taustal. Peaaegu 400 drooni öö jooksul Moskva pihta, peatatud Tšumeni naftatöötlemistehased ja põlevad laod. Ja nende tagajärgede taustal, mis on juba Venemaa igapäeva ellu juurdunud. See on oluline. Need tagajärjed muutuvad igapäevaseks. Ja diislikütuse puudus Venemaa raudteel, need ühisköögid hoovides pimedas Jaltas ja kindlustused, mis osoonis on 3 korda kallimaks läinud. Aga Kreml nimetab seda kõike ideaalseks kriisiks ja kutsub lihtsalt ühte hoidma. Aga nad alustasid oma erioperatsiooni nii ilusasti. Aga nüüd on see ideaalne kriis. Siia panen 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage selle saate all kommentaarides, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite toetada selle sõltumatu YouTube'i kanali tööd, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha rahaliselt, kasutades ükskõik millist annetust, selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!